Tere! Te olete jõudnud kuulama Tervisetasku saadet. Minu nimi on Monika ja täna on meil külas Triinu Tints, kes on kogemus- ja kriisinõustaja ning tegeleb peamiselt viljatus-, raseduskriisi ja leinanõustamisega. Täna on ta siin, et rääkida natukene enda loost ja kogemustest ning sellest, millega ta täna tegeleb. Tere, Triinu! Tere, Monika! Alustuseks võib-olla me peaksimegi aru saama, et kuidas sa üldse selle teemani jõudsid või kuidas see lugu sinu jaoks alguse sai? Ja kõik algas minust endast ja aasta oli siis 2013, kui ma oma abikaasaga otsustasime, et me tahame last saada ja siis hakkasime last saama ja juhtus nii, et ma jäin elus esimest ja ka viimast korda ise rasedaks, aga see rasedus paraku lõppes emakavälise rasedusega, mis järel mul eemaldati mõlemad munajuhad. Et need mõlemad munajuhad eemaldati seetõttu, et üks neist oli juba varasemalt, oli teada, et see ei funktsioneeri ja siis sinna teise, sellesse, mis nii-öelda töötas, sealt siis sinna siis tekkis see emakaväline rasedus ja siis otsustati, et minult need munajuhad ära võetakse. Nii et jah, elu on niimoodi läinud ja elu läks nii, et kõik see, mis sealt edasi tuli, et sellest me rääkima hakkame ka, aga et on mind täna toonud siia. Kui palju sa enne üldse teadsid, et see teekond võib nii raske olla või mis sa enne arvasid? Mitte midagi ei teadnud, ehk siis ma ei olnud, kui ma hakkasin või kui ma oma abikaasaga kokku sain ja me hakkasime nii-öelda mõtlema selle peale, et võiks last saada, ma ei olnud enam kõige noorem inimene, et ma olin siuke 27 aastat vana äkki või midagi sellist, aga kuna ma ei olnud selle teemaga varem niimoodi tegelenud või mõelnud selle peale, et siis ega mul oli ka selline arvamus, mis on väga okei inimesel, et ei peagi teadma kõiki maailma raskusi, eks ole, aga et oligi, et rasedaks lihtsalt jäädakse ja laps lihtsalt saadakse ja nii edasi, et jah, olin selline nii-öelda puhas leht selles vaates. Kui pikk see periood sinu jaoks oli või mis need etapid sinu jaoks sellel teekonnal olnud on? Jah, kui ma rääkisin sellest, et mul need emakavälise raseduse tõttu munajuhad eemaldati, et siis see tähendaski seda, et ainus moodus minu jaoks hakkaski olema see, et kui ma tahan last saada, siis viljatusravi. Ja viljatusravist ma olin kuulnud ja minul oli ka selline arusaam, et kui seda tehakse, et siis kohe õnnestub, et tehakse ju nii, et ma lähen arsti juurde, siis ma saan mingisugust ravi, aga ma ei kujutanud üldse ette, mida see endast kujutab, see raviteekond nii-öelda. Et aga igal juhul, et kui tehakse midagi niimoodi, et tehakse nii-öelda ära justkui nagu minu eest, et siis kõik läheb ju hästi ja nii edasi. Et 2014 aastal ma siis sinna viljatuskliinikus läksin esimest korda ja selle kõigega me pihta hakkasime ja oligi see, et kõik oli korras nii minul kui ka mu partneril, välja arvatud siis minu puuduvad munajuhad, et see oli siis meie nii-öelda selline diagnoos. Ja hakkasime tegutsema ja ühel hetkel oligi see, et see nii-öelda see meditsiiniline protsess, kõik see raviteekond nii-öelda ikkagi muutus ka selliseks emotsionaalseks teekonnaks, et asi polnud enam ühel hetkel mitte ainult ravi, vaid see hakkas kõike nii-öelda puudutama ja mõjutama, et nüüd täna olles kõike seda mõned aastad nii-öelda teinud või mõne aasta tagune lugu see on, selles mõttes minu enda kogemus ja olles seda kõike õppinud ka, et nüüd ma tean, et viljatusravi ei ole ainult, nagu ma ütlesin ka, et see meditsiiniline pool, vaid see puudutab kõike füüsilist, vaimset, emotsionaalset, sotsiaalset ja majanduslikku nii-öelda külge inimese juures, ehk siis jällegi, et mõjutab väga-väga paljut, et inimest üldiselt. Ja siis kõik need igasugused emotsioonid, mis sellega kaasas käisid, et nii-öelda keha, justkui minu keha ebaõnnestumine, et mina kui naine peaks ju jääma rasedaks, suutma rasedust nii-öelda kanda, sünnitada ja ma ei töötanud niimoodi selles mõttes, minu keha ei töötanud niimoodi, nii et see kõik see minu, mina ise, minu identiteet, minu naiselikkus, minu seksuaalsus, kõik need teemad nii-öelda sinna sellega kokku puutuma hakkasid. Ja siis see teekond niimoodi oli, et hakkasime seda viljatusravi tegema ja katsed ebaõnnestusid, mis käib
ka väga paljudel paraku asja juurde, et mitte kõigil loomulikult, et ma räägin, et me ei saa nagu kuidagi võtta nii, et kõigil on see lugu selline, et noh, see on minu lugu. Mõnel õnnestub esimene katse, mis on suurepärane, mõnel teine, mõnel kolmas, minul õnnestus siis 7. katse. 7. katse õnnestus, jäin lapseootele ja kõik oli hästi, kuni siis raseduse poole peale, ehk siis 22 rasedusnädalat, ehk siis on täpselt see piir meil siin meditsiinis ja nii-öelda seadusandlikult ka, et kui lootest saab laps, ehk siis et 22 rasedusnädalat mul täis oli ja siis hakkasin nii-öelda ootamatult enneaegselt sünnitama, ise sellest aru saamata. Ehk siis ma arvasin, et tegemist on lihtsalt nii-öelda kõhuvaluga, mis käib nii-öelda raseduse või lapse kasvamise juurde ja et ma arvasin, et lihtsalt suurenenud voolus, aga tagantjärgi tuli siis välja, et tegelikult oli need juba nii-öelda sellised sünnitusvalud ja siis lootevee lekkimine hoopiski, et selle ma sain teada siis, kui ma siis ühel hetkel haiglasse jõudsin kontrolli, et midagi ikkagi õigesti ei ole. Ehk siis ma sünnitasin 22. rasedusnädalal sügavalt enneaegse pisikese poja, kes elas 6 päeva ja siis ta suri ära, sest et ta oli nii väike ja nii oligi, et 6 päeva elas ja siis ta ära suri. Ja siis vaata sellest hetkest, nagu ma olen öelnud ja ka kirjutanud, et algas minu leinateekond, nii et siis oli see, et ma mäletan hästi teadlikult, ma nii-öelda otsustasin, et kõik, mis selle asjaga kaasas käib, selle leinaga ja kogu selle kogemusega, ma võtan selle kõik nii-öelda vastu ja ma teen selle kõik nii-öelda läbi, et seda ma siis otsustasin ka. Ja siis nii oligi ja ühel hetkel, kui ma olin piisavalt nii-öelda taastunud, et siis oli ikkagi, et see tahe ja soov last saada oli ikkagi nii tugev, et siis me läksime uuesti ja jätkasime selle viljatusraviga. Jällegi kohe nii-öelda esimene katse pärast seda lapsekaotust ei õnnestunud, aga ma ei mäleta enam numbritega, et mitmes siis õnnestus, äkki oli 13. katse ja siis jäin rasedaks ja siis see lõppes hästi, ehk siis sünnitasin õigel ajal, väga ilusasti, terve lapse, et täna ta on juba varsti 8-aastane, nii et 2018 siis sündis. Ja pärast seda tegelikult veel mõtlesime, et tahaks veel lapsi saada, et juurde ja siis 2020 aastal oli siis järgmine õnnestunud katse, aga see siis lõppes paraku 17. rasedusnädalal siis see meditsiiniliste terminite järgi tegemist loote ja raseduse katkemisega minu jaoks ikkagi laps ja sünnitus, on ju, et inimene võib endale ikkagi seda tähendust ja seda lugu ise luua, nii nagu talle vaja on või tema, kuidas see teda toetab selles mõttes, nii et minu jaoks ikkagi oli see laps ja oli sünnitus, et siis ma sünnitasin 17. rasedusnädalal, et põhjuseks oli põletik, mis tekkis minu kehas. Et just, et nii pikk ta oli või selline see teekond on olnud, mis nagu ma ütlesin alguses ka, on mind täna siia toonud ja täna ja nii ongi, et ja teekonna pikkuse kohta ka, et ootaja aeg on pikk, nagu öeldakse, et eks ta nii on olnud ka, et kuigi kohati, nagu kui ma mõtlen ka tagasi kõikidele nendele asjadele, mis minuga nii-öelda juhtunud on, et siis ka, et mingid asjad justkui läksid nagu hästi kiiresti, aga samas jällegi mingid ootamised olid hästi pikad, et kui pidigi ootama järgmist nii-öelda seda viljatusravi katset või rasedustesti, et see on ikka täiesti selline, et see ootamine, et see võib nagu ajatähendus võib olla hästi nagu erinev mingites eluetappides, et ja jällegi näha, et kuidas nagu nii-öelda teised edasi liiguvad kogu aeg, kuigi jällegi ma saan aru, et kõik teised ei liigu edasi, aga vaata, kui endal on mingi raskus, siis tundub, et mina ei saa hakkama ja kõikidel teistel läheb, eks ole, on ju, et mis päris nagu tõde ei ole, aga jah, et ma mäletan ka, et kõik mu ümber, kõik inimesed, eks ole, minu mingid sõbrad ja mis iganes klassikaaslased näiteks, keda ma ka sotsiaalmeedias jälgin, et mõni sai juba mingi 2., 3., 4. lapse, mul polnud veel ühtegi, eks ole, siis oligi see, et siuke nagu raskus ja kurbus ja kõik need kurvad tunded ja mõtted sellega seonduvalt. Jah. Kuidas su igapäevaelu üldse selle protsessi vältel välja nägi või kui palju oli üldse aega ja ressurssi mõelda millelegi muule?
No elama ikkagi edasi ju pidin või selles mõttes, et eks ma ikka ju tegutsesin, koolis käisin ja tööl käisin ja nii edasi, aga olgem ausad ikkagi suuremalt jaolt, mitte kogu selle protsessi vältel, eks ma selles protsessis ise ka nii-öelda muutusin, et võib-olla algus oli selline keerulisem ja siis ühel hetkel oli kuidagi kogu selle teemaga nii-öelda nagu tegelemine või selle sees olemine ka mingid nii-öelda murdepunktid olid, kus võib-olla natukene tekkis minust seda vabanemist ka, et ma teen, aga see ei ole nagu ainus asi minu elus, et tekkis see selgus või nagu muutus, aga alguses need esimesed aastad, need olid ikkagi pigem küll sellised, et ainus see asi, mida ma nagu nägin, oli see, et ma tahan last saada ja kõik ülejäänu, eks ole, on ju, et ma teen küll, aga ongi see sama, et ma ei hakka, ma ei tea, sinna, ma ei tea, tööle kandideerima või kooli minema, sest et äkki nüüd kohe õnnestub. Et hästi palju ongi seda sellel teekonnal, vähemalt minu kogemuse järgi, et äkki nüüd õnnestub see lootus lihtsalt, mis on hästi normaalne inimlik, eks ole, aga ja siis ei õnnestu, ja siis ongi see, et näed, et sellega ma ei saa hakkama ja siis näed, seda ma ei tee ja nüüd ja kes ja mis ma siis olen, et ikkagi seda asjade nii-öelda edasi lükkamist või sükest nagu pausi peal hoidmist oli küllaltki palju ja võib-olla see ka, et et kogu elu hakkas selle ühe eesmärgi ümber keerlema ja kogu fookus tähelepanu oli seal ja oligi, et mõni inimene nagu ütles ja arvas, et et lase vabaks ja ära mõtle selle peale, siis ma selle peale nagu mõtlesin, et kuidas ma saan nagu vabaks lasta, et kui ongi, et pean arsti juures käima ja ma tahan nii väga, eks ole, et mis teistel justkui nagu tuleb nagu justkui ise, et siis mul ei käi niimoodi, et kuidas ma saan vabaks lasta, ma ju elan ja ma ju mõtlen ja ma ju tunnen, et see tunnete nii-öelda äratundmine ka ikkagi on tähtis tegelikult, et jah. Sa natuke nüüd seda puudutasid, aga kuidas üldse su lähedased ja inimesed su ümber seda vastu võtsid või kui palju sa üldse nendel hetkedel jagasid seda, mis siin elus toimub? Jah, no see oli ka nii, et tegelikult ikkagi algusest peale kõige lähedasemad teadsid, mis mul nii-öelda juhtus, et mul see nii-öelda see emakaväline rasedus oli, et ma nendest munajuhadest ilma jäin, et ma sinna viljetuskliinikusse läksin, et lähedasemad teadsid ja ma räägin, mul on väga palju õnne olnud nagu inimestega minu ümber, et kes mul on lähedasemad ja kaugemad ka, et ma olen kuidagi hästi hoitud olnud ja ma olen saanud ikkagi sellist toetust ja mõistmist ja nii edasi. Ja mida aeg edasi seda nii-öelda vabamaks ma läksin selle teema jagamisega niimoodi laiemalt ka, et minu enda jaoks oligi, et üks selline nii-öelda kogu selle raskuse ja mõtete ja tunnete ja teemaga toimetuleku meetodiks on olnud kirjutamine. Ja ma hakkasin oma mõtteid kirja panema, ühel hetkel ma hakkasin neid nagu rohkem jagama ka sotsiaalmeedias siis, et jah, kuidagi minu jaoks oli see normaalne jagada. Ja muidugi seal on see, et kui võib-olla teed neid katseid ja tulevad need ebaõnnestumised, et siis ka, et mida inimesed ümber võivad teha, on see, et nad tahavad toetada, ma saan aru sellest, see on hästi inimlik ja hästi loomulik, et nüüd õnnestub. Et nüüd sul õnnestub ja siis kui ei õnnestu, eks ole, siis on nagu see, et vaata nagu anti lootust ja ise ju loodad ka loomulikult, ja siis juhtub see ebaõnnestumine, et siis mingitel hetkedel, kui mul olidki need nii-öelda katsetamised pooleli, et siis ma ei öelnud inimestel, ma ütlesin võib-olla tagantjärgi, et näed, vaata, tegin ja ebaõnnestus, et lihtsalt ma tundsin kuidagi, et ma ei taha, et mu käest küsitakse, ja see piiripanek ka nii, et ma ütlen siis, kui mul midagi öelda on, et siit ka võib-olla üks selline ma ei tea, soovitus või mõtlemiskoht, et täiesti okei on jagada nii palju, kui sa tahad ja sellele, kellega sa tahad ja öelda ka seda, et ma räägin siis, kui mul midagi öelda on, kui mul on mingit uudist nii-öelda, et seda ma ka vahepeal kasutasin täitsa. Kuidas viljatusravi täna Eestis üldse välja näeb või kui keegi praegu vaatab, kes tunneb, et võib-olla see on mingi asi, mida nad ühel hetkel ette võtavad, siis kui lihtne sellega alustada üldse on, kas see on tasuline või tasuta? Tuleb minna viljatusravikliinikusse. Eestis on neid Tallinnas ja Tartus. Tallinnas 4, äkki Tartus 2 tükki, kuhu on võimalik siis pöörduda just selle viljatusravi kontekstis. Viljatusravi Eestis on tasuta kuni naise, nüüd eksin, kas ta oli nüüd 41. või 42. eluaastani, et kas 41 kuni 42 aastaseks saamiseni on ta tasuta Eestis, et inimestele siis, naistele, meestele, perele, et jah.
ja noh, siis ongi, et lähed sinna või lähete sinna, et ja siis arst nii-öelda hakkab tegelema siis nende inimestega, et kõiksugused eelnevad analüüsid ja proovid ja asjad, et nad vaadata üldse, et mis nii-öelda põhjus on, mõnikord on see, et põhjus ongi teadmata, et lihtsalt ei teki rasedust, kuigi justkui kõikide näitajate järgi, mida on võimalik nii-öelda nagu välja uurida, et kõik on korras nii naisel kui mehel, aga lihtsalt ongi diagnoos on teadmata nii-öelda põhjus. Mõnikord tuleb välja, et on naisepoolne või on mehepoolne, siis ongi, et kuidas see raviplaan siis on, et see ja muidugi naine selles mõttes on selles protsessis natukene nii-öelda rohkem kaasatud selles mõttes, et rasedaks jääb ikkagi naine, et kuigi see võib olla nii-öelda mehepoolne viljatus, et võibki olla mingi seemnerakkudega mingi teema, midagi taolist, et igal juhul, et see lõpuks see viljastatud munarakk, et see ikkagi pannakse nii-öelda naise kehasse, et naine peab natukene rohkem seal olema selles mõttes protsessis sees. Mis hetkel selle teekonna jooksul sa otsustasid teisi inimesi aitama hakata? Vot ühel hetkel jah, et oligi, et minuga endaga oli kõike seda nagu juhtunud ja toimunud ja ma olin otsustanud ja lubanud, et ma toetan ennast ja teen kõik selle emotsionaalselt ka läbi. Ja kuna ma sain toetust inimestelt, et mind hästi kuidagi nagu toetati oma inimeste poolt ja ka nii-öelda vaimse tervise spetsialistide poolt, et kelle juures ma käisin, et siis kuidagi ma tundsin ka, et see kogemus, mis ma saanud olen, et ma tahan kuidagi midagi nii-öelda nagu teha sellega või kuidagi anda nii-öelda tagasi, mis hea mulle on osaks saanud läbi selle teekonna, läbi kõikide nende toetusmeetodite, et ma tahan kuidagi anda tagasi. Just. Mis strateegiad need on, mis sa täna kasutad või kui inimene tulebki enda muredega sinu juurde, siis kuidas sa inimest üldse nii keerulises olukorras aitama hakkad? Hästi oluline kõigepealt ongi see nii-öelda kontakt ja see turvalise ruumi loomine ja see sama asi, et kõik need emotsioonid ja kõik need tunded, et mis iganes, need võivad olla väga sellised keerulised ja rasked tunded, et kui räägime sellest viljatusest või üldse sellest leinast ja nii edasi, et seal võibki olla sellisest hästi, mida iganes tunnet, eks ole, et kõikide nende tunnete ära lubamine, et ma just enne, kui ma tulin siia, siis ma mõtlesin ka, et kui inimene on ikkagi nii-öelda nagu pikali maas ja ta on katki, eks ole, üks on see füüsiline nagu katki olek, aga me räägime praegu pigem rohkem sellisest nagu emotsionaalsest katki olekust, et kui ta on katki, et siis ma ei saa talle või nõustajana või toetajana loomulikult ma nii-öelda usun ja loodan ja nii-öelda proovin seda jõudu nii-öelda saata ja anda, eks ole, aga ma ei saa talle öelda, et okei, ma nüüd, ma ei tea, puhun peale või pühin ära ja tõuse nüüd püsti, eks ole. Et võib-olla ongi, et see nagu mitte oskus, vaid luba olla inimesel täpselt nii, nagu ta on, et kui ta on katki ja kui ta on nii-öelda pikali maas, et siis et ta oleks seal ja ma olen siis tema kõrval, et ma olen ta kõrval, ma ei tea, võib-olla nii-öelda panen natuke tekki peale, kujundlikus mõttes jällegi, et need asjad ja seesama see nagu võib-olla nagu mõistmine nagu sügaval tasandil kõik need süütunded ja häbitunded ja vihatunded ja nii edasi, et see kõik ka. Mis muredega inimesed kõige rohkem sinu juurde tulevad? Lein, kriisid, ongi viljatusravi teemad, lapsekaotus, raseduse katkemised, täna ka seksuaalteemad, sest et ka seksuaalsus ja seksuaalteemad on nende asjadega seotud, et need on need peamised teemad, millega ma täna töötan inimestega. Kui palju sa näed või kui kaua läheb tavaliselt aega, et näha üldse mingit muutust või et inimese elu hakkab jälle paremuse poole muutuma? See on väga hea küsimus, et ega siin sellist mingit õiget või sellist, et igal juhul see number või vastus on õige, et ei ole, et öeldakse väga erinevalt, et üks aastaring nii-öelda, oleneb sellest, mis on juhtunud ka, eks ole, ja nii edasi, aga et kui me räägime näiteks
kaotusest või leinast, muidugi lein on ka viljatusravi teekonnal on ka, aga näiteks lapse kaotusest, et siis ka ikkagi, et nii-öelda 1 aastaring on see, mida on on vaja nii-öelda läbi teha, et selleks. Ja hästi siuke hea küsimus ka võib-olla siia, et kui võib-olla, et kui kaua sa kavatsed leinata või kui kaua inimene leinab, eks ole, et siis ongi, et kui kaua see, keda ta leinab, surnud nii-öelda olla kavatseb või kaua ta surnud on, et kui ta on surnud elu lõpuni, siis võib-olla see lein ka selles mõttes muudab oma kuju ja vormi ja nii edasi, aga kestab ka siis, et jah. Mis sa arvad, mis on kõige suurem vale arusaam või et mida teised inimesed sellest aru ei saa, kes seda ise ei ole läbi teinud? Sa mõtled nüüd kõikide nende asjade kohta, millest me rääkinud oleme, eks ole, et ongi see sama, et see viljatus, kui me räägime viljatusest ja viljatusravist, et see ei ole ainult meditsiiniline nii-öelda teema, vaid ta ikkagi hõlmab inimese elu erinevaid aspekte, füüsiline, vaimne, sotsiaalne, majanduslik, mis iganes, et ei ole nii, et kohe õnnestub, osadel õnnestub ka, eks ole, ma ei ütle, et kellelgi ei õnnestu kohe absoluutselt, et me ei saa öelda, et nii palju või nii vähe katseid ja aega läheb. Aga seda oluline teada, siis näiteks see, et kõikide nende lapse saamistega või mitte saamistega siis ka selline asi nagu nähtamatu lein, et nähtamatu lein tähendab seda, et mida näha ei ole, et seda lapse saamist ka, seda viljatusravi näiteks ei pruugi olla näha, füüsiliselt või visuaalselt teistele inimestele. Või näiteks ongi, et raseduse katkemine näiteks, kui ta katkebki seal raseduse nii-öelda esimeses pooles, ei pruugi ka näha olla, inimene on väga leinas, aga teised nii-öelda ei näe, ei tea seda või siis võib-olla ka ei võta seda tõsiselt või kuidagi tühistavad ära, et ongi, et ma ei tea, saad mu enda kogemus täitsa võib-olla, mille ma siia näiteks toon, et kui mul see esimene laps siis sündis ja suri, siis ühel hetkel ma kandideerisin ühte kohta tööle ja siis töövestlusel küsiti mu käest, mida tegelikult ei tohi teha, eks ole, aga siis ma ei teadnud ja ometi ma ei osanud sellele kuidagi seal niimoodi reageerida, välja arvatud see, et ma ehmatasin väga ära. Aga oligi, et küsiti mu käest töövestlusel, et aga kas sul lapsi ka on? Ja see oli nagu esimene küsimus pärast seda, mis minuga juhtunud oli, et see tuli nagu täiesti nagu ämber jääkülma vett mulle nagu niimoodi ehmatusena peale, et ma ei osanud midagi nagu öelda ja igal juhul natuke siis kogusin ennast ja siis ütlesin, et üks on, aga ta suri ära ja siis teiselt poolt lauda siis tuli, aga sul ei ole ju siis last, nii et seesama, et see on see nähtamatu leina võib-olla selline hea näide, et mis tegelikult ei ole hea, aga lihtsalt üks näide, et aga sul siis ei ole ju last, kuigi inimene ju me ju tegelikult sünnitasin, ma sain ju emaks, et see asi. Ja siis võib-olla seda ka teada, et lein, me ei saa võtta seda leina nii-öelda et kui pikk on lein või kui kaua inimene leinab või kui sügavalt ta kõike tunneb, et panna sinna mingit võrdusmärki sellega, kui pikk on see rasedus näiteks olnud, et see on ka üks oluline asi, mida tuua juurde. Ja leina teema oli üldse kõik see nagu sotsiaalne pool ka, et kui me räägime paari suhtest, et siis ongi, et inimesed võivadki erinevalt leinata, et see, et üks näitab emotsioone välja ja teine ei näita, see ei tähenda, et üks siis nagu leinab ja teine mitte, et seda ka nii-öelda teada või teadvustada. Jah, vist sai. Kuidas sul enda abikaasaga see dünaamika oli või kas sa tundsid, et ta tundis kõiki neid asju samamoodi nagu sina või oli see ikkagi tema jaoks teistmoodi? Ja see on ka väga hea küsimus, et jällegi, et kui meil see nii-öelda see esimene laps sündis ja suri, et siis ma mäletan, et meil oli täitsa vestlus või me rääkisime, et me jagame üksteisega, et me kuidagi näitame üksteisele oma seda kurbust välja, et me täitsa otsustasime niimoodi. Selle 3. rasedusega ja selle katkemisega, vaata siis oli küll see, et ma kuidagi tundsin, et ma nagu tahan rohkem nagu üksinda olla või kuidagi seda ise üksi läbi teha, et see oli hästi huvitav, oli see suur COVID aeg ka, et siis olid need maskid olid, et päris huvitav oli, et ma nagu kuidagi tundsin, et ma olen nagu kuskil mingisuguse mulli sees, mis mind ühel moel või ühtviisi nagu kaitseb, aga samas tegelikult tekitaski distantsi, eks ole, et see on nagu siuke kahepoolne asi, et ühest küljest jah, ma tundsin ennast turvaliselt, samas tekkis ka siuke
kaugenemine tegelikult oma partnerist läbi selle, aga jah, aga näiteks mis veel võib selles paari suhtes olla, ongi see, et miks inimesed võib-olla ei näita välja oma seda kurbust või leina, et ma ei näita välja oma partnerile sellepärast, et ma ei taha, et ta siis kurvastaks, eks ole, et tal hakkab ju siis ka kurb, aga samas tal võib olla kurb niikuinii, vaata see on see mingi elevant toas, siuke metafoor, et elevant on, kõik näevad, aga samas keegi ei räägi sellest, et see leinaga ja paari suhtega ka, et jällegi, et kui jagada nagu, vaata ongi see emotsioonid ja kõik need tunded ja kõik, mis käib kaasas leinaga siis ka, et kui me julgeme nagu naerda ja jagada rõõmu, et miks me ei julge või ei taha või kardame siis oma valu välja näidata, kui see on see valu välja näitamise ja elamise aeg, eks ole, et aeg on naerda ja aeg on nutta, et siis, ma praegu, kui ma teen oma seda tööd, seda nõustaja tööd, et siis ka aeg-ajalt tulevad näiteks lapsevanemad ka, et siis küsivad, et kuidas last leinas toetada, et siis ka, et lapsevanem on kurb, aga näiteks ta oma lapsele seda kurbust välja ei näita, ja siis ongi, et aga kuidas see laps siis ka õpib nii-öelda leinama või kurbust välja näitama, et ta õpib ju sealt ära, et ma ei tohi näidata ennast kurvana ja see pannakse, et kurbus just kui tähendab nõrkust, eks ole, aga tegelikult kui teistpidi võtta, et kui inimene julgeb näidata välja ka seda raskust või seda kurbust, siis pigem on just ju see megatugevus ju, et nagu teistpidi vaadata seda. Kas teil oli ka selliseid hetki, kus te mõtlesite, et ei tahagi enam lapsi saada? Või kus te mõtlesite sellele protsessile punkti panna? Ikka oli, absoluutselt. Ja tegelikult oligi see sama, et kui olid need ebaõnnestumised, et järjest nad tulid, eks ole, siis mõtlesingi, et okei, aitab, aga oligi, et siis ma lubasin endal ka neid tundeid tunda, et ma ei tahagi. Siis ma saingi aru, et okei, tegelikult nagu minus räägib see, kõik see nagu see raskus ja see kurbus ja see kõik need rasked emotsioonid nii-öelda räägivad, taastusin ära, lubasin endal terveneda nii-öelda ja taastuda ja siis ikkagi jälle tekkis see, et aga tegelikult ma ju tahan, et jah, aga julgus ja oskus ja luba olla ka siis selles tundes, et ma ei tahagi praegu ja sellel hetkel ma ei tahtnudki, et täiesti okei. Mis sind ennast kõige rohkem rasketel hetkedel aitas või kuidas sa jõudsidki sellest kohast, kus sa mõtlesid, et sa ei taha enam kunagi lapsi, see on liiga raske, selleni, et sa jälle olid valmis proovima? Nagu ma juba selle eelneva vastuse juures tõin välja, et ega ma vahepeal mul ei olnudki jõudu, vahepeal oligi niimoodi, et ma tahtsingi olla seal maas pikali, kujundlikult, eks ole, et ma olengi lihtsalt seal maas pikali ja ma ei tahagi mitte midagi, et nii ongi, aga ikkagi oligi see, et see nii-öelda see tahtejõud või see sama teadmine, et mul ei ole ka muud varianti, et kui ma tahan last saada, siis ma pean seda viljatusravi tegema, sest et ma loomulikul teel ei jää rasedaks, ma ei ole Neitsi Maarja, eks ole, kes kuidagi jäi vist niimoodi et ootama, aga jah, et minuga nii ei juhtu, nii et siis jah, et see tahtejõud nii-öelda tekkis aga see ikkagi tähendas seda, et ma lubasin endal olla nii, nagu mul tollel hetkel vaja oli, taastusin, tervenesin ja arusaamine ka sellest, et nii-öelda see puhkus või see paus, et ei tähenda alla andmist, et ma saan ikkagi jätkata. Ja kui ma olen kui ma olen nagu natukene taastunud, siis mul on ka jõudu edasi minna nii-öelda, et jah. Kui me tuleme nüüd korraks tänasesse päeva, siis mis sa arvad, kuidas see protsess mõjutab seda, kuidas sa täna emana enda lapsesse suhtud või sind emana? Ikka mõjutab, ma usun jah, et ma olen ikkagi väga tänulik enamus ajast, et väga tänulik olen ja nii-öelda alandlikuks on see mind ka teinud nagu elu ees ja üldse, et mul on, et mul on olnud see võimalus emaks saada ja tegelikult tänulikkus ja nii-öelda selline alandlikkus elu ees ka selles kontekstis, et ma olen kõik selle läbi saanud teha ja et ma täna selles mõttes siin olen, et jah. Ja selle tänulikkusega ka, et eks seda ka võib-olla kuidagi mingitel hetkedel võib-olla tahetakse nagu liiga palju, liiga rutakalt võib-olla peale, ma ei tea, suruda või öelda, et ole tänulik
ole kuidagi selle või teise asja eest nii-öelda oma elus on ju, et võtta seda nagu õppetunnina ja tänulikkusena. Et jah, seda on võimalik teha siis, kui inimene ühel hetkel jõuab sinna, aga niimoodi seda peale suruda või kuidagi võtta toksiline positiivsus, siuke mõiste on olemas, eks ole. Toksiline tänulikkus, et seda ka ei saa, et kui ja ongi, on inimesi, kes ei ole tänulikud selle eest, mis nendega juhtunud on ja ka niimoodi võib, eks ole, on ju, elada, et aga ma täna ikkagi ütlen, et jah, aitäh kõige eest selles mõttes. Mis sa arvad, kui palju täna näiteks inimesed, kes teavad, et nad ühel hetkel tahavad lapsi saada, võib-olla mitte kohe, aga kui palju nad peaksid enne teadma ja uurima või mida nad peaksid ootama? Sa mõtled nüüd, et mis nõu sa neile annaksid? Täitsa niimoodi noortele inimestele? Jaa. Või inimestele ükskõik mis vanuses, kes mõtlevad, et ühel hetkel nad tahavad lapse saamise teekonna ette võtta. No siis tasubki mõelda selle peale selles mõttes, et millal nad tahavad seda lapse saamist teekonda ette võtta, et noh, paraku ikkagi me oleme inimesed ja me allume nii-öelda mingisugusele bioloogilisele korrale selles mõttes, et noh, kui vaadata näiteks naist, eks ole, on ju, et kui kaua ta on selles eas, noh, see nii-öelda see fertiilne iga nii-öelda, et noh, natukene peab nagu selle peale ka mõtlema ikkagi, et naisel ühel hetkel hakkab langema see munarakkude arv, on ju, et seda natukene mõelda ja noh, ikkagi arvestada ka seda, et laps tuleb siis, kui ta tuleb, et inimene võib planeerida ja nii edasi, aga noh, see ei pruugi olla selles mõttes siuke nii-öelda sirgjooneline teekond, et see võibki olla üles-alla ja siuke konarlik, nii et võib-olla noh, nii-öelda ette vaatamise mõttes, et käia võib-olla arsti juures tervisekontrollis, et kuidas on ja nii edasi ja siis juba edasi vaadata sealt. Et noh, tänapäeval muidugi ju seda munarakkude külmutamist on võimalik nii-öelda kasutada, aga see ju ikkagi eeldab seda, et minnakse arsti juurde ja siis vaadatakse juba sealt poolt ja noh, üleüldiselt tegelikult ka selline enesehoidmine füüsilises, vaimses ja igas mõttes ka on ju, et olla terve ja tunda ennast hästi ja nii edasi. Aga kui siin on nüüd mõni selline kuulaja, kes kogebki praegu midagi sarnast, mida sina kogesid, siis mis nõu sa neile annaksid? Jõudu ja tuge, et noh, nõu anda, jah. Noh, võib-olla see sõnum, et see kõik, mis selle inimesega on juhtunud või mis tal praegu on, et see on oluline ja kõik need emotsioonid, mis sellega kaasas käivad, ei tähenda, et inimene on kuidagi vale, vaid noh, pigem kõik need emotsioonid ja kõik need mõtted ja tunded noh, peegeldavad seda, millega see inimene nii-öelda silmitsi seisab ja millega ta tegeleb. Et tema sellel teekonnal, et ja võib-olla siis ka see, et mitte ennast taandada ainult sellele protsessile, vaid ikkagi, et see inimene on väärtuslik ja noh, oluline ka nii-öelda kui noh, mitte ainult selle protsessi vaates, vaid ta on väärtuslik ja oluline ja noh, kõik see on kõik see, mis temaga toimub, et see muudab ja vormib teda ja kuidagi, et sellel teekonnal ka, et ta lubaks endal toetada ennast, lasta teistel toetada, kui ta seda soovib ja. Kui sa täna läheksid tagasi selle protsessi algusesse, siis kas on midagi, mida sa tunned, et sa ise oleksid tahtnud teistmoodi teha või midagi, mida sa täna oleks sellel teekonnal teisiti teinud? Ega vist mitte jah, mulle tundub, et noh, ma võin ju mõelda, et võib-olla oleks varem alustanud siis äkki nii-öelda lapse saamist, eks ole, aga noh, ma alustasin siis, kui mul oli see inimene kõrval, kellega ma tahtsin last saada, et ja kõik need asjad, mis ma tegin kogu selle nii-öelda teekonna vältel ja jooksul, et
muidugi ma räägin, et võib-olla siis, kui kõik see oli ja kui mul oligi näiteks, et ma pidin, ma ei tea, ootama mingit järgmist katset ja nii edasi ja tegingi mingi pausi, et taastuda, tegelikult need olid ju kõik väga vajalikud ja olulised asjad, et kõik on läinud nii, nagu minema on pidanud selles mõttes ja see, et ühel hetkel ma ka õppima läksin ja läbi selle õpingute siis ka tegelikult ennast võib-olla ise ka palju nii-öelda teadlikumalt toetada oskasin, et ma saingi aru, et mis on lein, eks ole, mis käib leina juurde ja nii edasi, et siis ka kuidagi on aidanud. Kui palju sa selle teekonna jooksul said rääkida teiste naistega, kellel on olnud sarnane kogemus? Ja sain õnneks. Facebookis on üks väga selline, lausa mitu gruppi. Üks on IVF Eesti grupp, kus on siis naised või inimesed, kellel on viljatus teema mingil moel või mingil kujul siis oma elus. Ja teine grupp on Ingli lapsed, kus ma ka siis ühel hetkel peale lapse kaotust siis nii-öelda läksin või sattusin. Et sealt ma olen hästi palju saanud ka sellist nii-öelda tuge ja endale teekaaslasi, ehk siis tegelikult jällegi, et üks asi, mis võib ka olla kogu selle loo juures, nende selle viljatusravi või mingite kaotuste juures, et inimene võib tunda, eriti veel kui tal ei olegi võib-olla mingit varasemat kogemust või teadmist, mis on okei, eks ole, aga ta võib tunda, et on ainus, et mitte kellelgi teisel pole niimoodi juhtunud ja et ei olegi kedagi, et kes kellel on midagi analoogset. Ja siis mina ka sattusin nendesse gruppidesse, siis ma sain aru, et näed, et on inimesi, kellel on juhtunud midagi taolist ja et nad elavad edasi, eks ole, et see sõnum ka võib olla, et see tugi nii-öelda teiste umbes täpselt midagi sarnast läbi elanud inimeste näol ja selles kontekstis ka, et on võimalik edasi elada, siit on võimalik edasi minna, sest et mul vahepeal kadus ka see nii-öelda see usk ja lootus ära, et nüüd ongi nii, aga lihtsalt, et on võimalik edasi elada kuidagi mingil moel ja siis hakkadki vaatama, mis sind toetab, mis sulle sobib. Minu jaoks oli siis üks sama, mida ma juba tõin välja, ka kirjutamine näiteks, et ma hakkasin ühel hetkel oma mõtteid kirja panema, et mul oli neid tundeid oli nii palju ja need pidid kuidagi välja saama. Ma rääkisin ka, aga kuidagi ma tundsin, et mul on vaja nagu veel mingit sükest väljundit, et hakkasin kirja panema. Ja sellest kirjutamisest siis ühel hetkel nii-öelda sündis ka raamat, eks ole, kuigi ka ma alguses, ma räägin, kui ma kogu selles protsessis olin, et ma mingit raamatut jumala eest ei kirjutanud, et lihtsalt panin kirja oma mõtteid ja tundeid. Aga siis sealt hakkaski nii-öelda tulema õpingute raames kirja pandud nii-öelda tööd, mida ma uurisin mingite teemade kohta ja nii edasi, nii et jah. Suur aitäh sulle, Triinu, et sa enda mõtteid ja kogemust täna siin jagasid ja ma usun, et su lugu on paljudele, kes sellel teekonnal praegu on toeks ja et see on väga oluline, et me sellistel teemadel räägiksime. Aitäh! Ja kõik Tervisetasku kuulajad, ma loodan, et teil oli täna õpetlik kuulamine ja meie tegevuste kohta saab rohkem lugeda tervisetasku.ee veebilehel ja kohtume juba järgmises saates.